Sa kuulad podcasti otsingul. Mõtisklust võib-olla oleks kõige täpsem öelda. Midagi, mis aitab eristada müra tõest ja võtta vastutus selle eest. Eriti oma valikute eest. Mida me täna teeme on see, et me võib-olla otsime koos vastust küsimusele, et miks ma kardan kasutada seda, mis mulle on juba antud. Igal pool, kuhu vaatad, räägitakse andekusest. Kes on andekas, kes ei ole ja kellel on see midagi ja kellel ei ole. Lapsed pannakse ju suht varakult paika, andekad lapsed ja mitteandekad lapsed. Ja nii kuidagi see jaotus jääb meiega kogu eluks, et mina ei olnud nii andekas, mind niimoodi hinnatud ja kellegi kohta öeldi seda välja valjuhäälselt ja minu kohta näiteks mitte. Mina arvan, et see jaotus on vale ja mitte sellepärast, et kõik oskaksid asju ühtemoodi on kõiges väga head või mitte, vaid sellepärast, et küsimus on, et kui sulle on antud and või talent, tähendab, küsimus ei ole selles, et kas sul on antud. Jah, sul on antud ja igal ühele on midagi antud. Ei ole olemas andetuid inimesi. Igale ühele on antud and teenimiseks. Rõhuasetus on teenimiseks. Nii küsimus ei ole, kas sul on talent, kas sul on and, ma kasutan neid segamini, aga põhimõtteliselt sul on midagi antud, mis on vääriline, väärikas, väärtuslik ja igal ühel on. Ja nüüd küsimus on selles, mis sa teed sellega. On üks vana lugu, mida sina arvatavasti tead ja mis viitabki selle talendi loole. Need on 3 meest saavad oma isandalt raha ja enne kui isand läheb pikale reisile, kreeka keeles ongi selle sõna tähendus talanton. Ja algselt tähendas see rahaühikut. Suurt rahasummat. Tegelikult nagu raskusühik. Ja 3 anti talent ja muideks see sama sõna talanton või talent, see tulebki siis sealt loost või sellest keelest. Ja see sõna on meile jäänud, selle tähendus on muutunud, nüüd on ta oskus. Meie jaoks on talent oskus, aga loos oli see midagi muud, mis kellegi kätte anti. Ja anti selle jaoks, et kasvatada, ehitada selle peale, sellega kaubelda. Üks saab 5 talenti, teine 2, 3 1 ja mitte kõik ei saa sama palju. See on iseenesest väga selline ebamugav mõte, et miks ei jaotatud võrdselt, aga mõte on öeldud, et keegi saab vähem väärtuslikumalt või vähem, sest ta on vähem väärtuslik. Ta sai sellepärast vähem, et igale ühele vastavalt tema sellele, mida keegi jaksab kanda. Ta ütleb kellegile, et see on sinu oma nüüd ja nüüd tee sellega midagi. Ja mida 2 esimest teevad siis selle talendiga on see, et nad lähevad ja kauplevad, võtavad riski. Rõhuasetus ongi, võtavad riski ja võivad kaotada, aga nemad võidavad. Ja 3 läheb ja matab talendi maa sisse. Ja mitte sellepärast, et tal polnud midagi või et tal oli jube vähe, sest tema sai 1 talendi, see on kuskil 26–36 kilo hõbedat, circa 20 aasta palk. Tema mattis selle maha, seepärast tema kartis seda kaotada ja sellepärast ta mattis. Ja tal ei olnud mitte põhjus see, et tal ei olnud oskust, tal ei olnud aega või et keegi ei uskunud minusse. Tema lihtsalt kartis, hirm mattis maha. Ja mõtle sellele hetkeks, et see kartus ei ole mingi väike tunne, see on tegelikult piisavalt suur ja tugev, et panna inimesi kaevama auku ja sinna oma talenti või annet ära peitma. Teisisõnu loobuma millestki väärtuslikult kust. Et ei ole tegemist laiskusega, sest laiskus ei viitsi vaeva näha. Aga kartus näeb tegelikult väga suurt vaeva peitmiseks. Ja kartus suunabki selle valesse kohta, mitte kasutamisse, vaid ignoreerimisse. Kreeka keeles on veel üks huvitav sõna, mis siia juurde tuleb, see on charisma või karisma, eesti keelde tuleb.
see sõna tähendab charis, mis tähendab armuv kingitust. Karisma ei ole midagi muud, mida sa oled teeninud või ise endale hankinud. See on midagi, mida sa oled muidu saanud ehk tasuta saanud. Talent on sulle antud. Iga inimene sünnib talendiga. Ja ma arvan, et see muutub siinkohal mulle ka isiklikuks, sest kui minu and on mulle kingitus ja ei ole minu enda teene, siis ma ei saa selle uhkustada. Kuna see ei ole minu enda saavutus, see on midagi, mis on mulle usaldatud. Ja ma ei saa öelda, et mul ei ole seda. Ja see on mõnes mõttes nagu raskem koht, kui lihtsalt uhkus. Uhkus on lihtne kuidagi ära tunda ja siis häbeneda, aga hirm, mis peidab tegelikult end just nagu sellise tagasihoidlikkuse taha, on palju raskem märgata. Ja kui ma jätan oma nagu ande kasutamata, no see ei ole alandlikkus. See on hirm. Aga ta on riietatud alandlikkuse rõivastesse ja see rõivas istub meile väga hästi. Keegi ei kahtlusta sind, kui sa ütled, et ma ei taha ennast esile tõsta, aga sina tead, mis selle all tegelikult toimub. Mõtle mõne juhi peale, sellise, keda sa võib-olla isegi tunned, midagi ta oskab teistest paremini. Näha asju, mida teised ei näe. Öelda välja seda, mida keegi teine tema meeskonnas ei julge öelda. Teha otsuseid, mis teeb kohaloleku kergemaks. Aga ta ei kasuta seda. Ta ütleb endale lihtsalt, ma ei taha silma paista, ma ei taha, et mind võetakse võrdselt, ma tahan, et mind võetakse võrdselt teistega, ma ei taha kuidagi eristuda, parem madalam profiil, ma ei taha, et keegi mind peaks hindama millegi järgi. See kõlab kõik nii tagasihoidlikult, peaaegu isegi nagu vagalt, väga vooruslik, aga see tundub selle kolmase sulase hääl, ainult nagu teises kostüümis, mitte alandlikkus, vaid maha maetud talent, mis on osavalt sõnastatud vooruseks. Ja siin on koht, kus just see võrdlus tuleb sisse. 5 talenti, 2 talenti, 1 talent. Me vaatame kõrvale, kellel on rohkem ja siis mõtleme, et ahah, näe. Siis mõõdame ennast teiste järgi ja mitte selle järgi, mis meile endale on usaldatud. Aga see lugu tegelikult ei räägi sellest, et kellel on rohkem. See räägib sellest, et igaüks tegi sellega midagi, mis tal oli. Ja see, kellel on kõige vähem, ei pidanud tegema sama, mida see, kellel oli rohkem. Ta pidi lihtsalt midagi tegema. Kasvatama seda, ehitama selle peale. Kui ma võrdlen üht talenti kellegi teise 5-ga, siis ma unustan, et küsimus ei ole kunagi olnud võrdluses. Küsimus on tegelikult ustavus selle suhtes, mis sul on antud. Mitte rohkem, aga vähem. Ja ma arvan, see puudutab meid kõiki mingil viisil. Isa, kes ei julge oma lastega rääkida sellest, mida ta päriselt tunneb, kuigi ta oskab seda teha paremini kui enamik inimesi tema ümber. Ma ei tea, liider, kes hoiab oma parimad ideed enda teada, sest lihtsalt kartus eksida on suurem kui tema soov näiteks ehitada. Inimene, kes sa tead, et sa oskad kuulata teisi, võib-olla paremini kui kõik teised. Aga see tundub liiga tavaline, et nimetada seda talendiks. Anne ei pea olema suur, et olla Anne. Anne peab olema kasutuses. Ja siin ongi midagi, mis teeb selle võib-olla veel raskemaks. Sageli ei tea keegi teine, mis sa maha matnud oled. Keegi ei näe seda auku, keegi ei tea seda. Sa oled ainuke, kes teab, mis sinna auku jäi. Sina tead, mis on peidus. Ja see tähendab, et keegi ei tule sind ka sellepärast nagu küsima su käest. Sa pead ise otsustama, kas sa kaevad oma talendi välja ja mõtle korraks, ilma et sa peaksid midagi otsustama, aga et mis on see, mille sa oled maha matnud. Mitte sellepärast, et sul seda ei ole, vaid sellepärast, et see tundub liiga väike, liiga riskantne või isegi mõtled, et see on liiga hilja.
kas sa kardad, et see ei õnnestu, kas sa kardad hoopis seda, et see tuleb välja ja sa pead sellega hakkama midagi tegema. Sa pead oma talendiga midagi hakkama päriselt tegema. Ja kui see mõte pani sind ebamugavalt tundma, siis see on hea. Selgus ei pruugi mugav olla, aga see on lihtsalt aus koht. See oli otsingul. Aitäh kuulamast!